Tšau sõbrad, täna oleme siin Kauritel Motorsis. Aga miks me siin oleme? Nagu sa näed ka, minu kõrval on rivi Porschesi. Sellel nädalavahetusel teeme ühe sõidu Pärnusse Porsche ringile, kus toimub Porsche Weekend, mis saab sellel aastal ka 10-seks, väike juubel. Nädalavahetus hakkab siis Porsche klassiku sõiduga Kesk-Eestist Porsche ringile. Ma tean, et Kauriteli poisid võtavad siit vähe vanemaid Porschesi, nagu siin kõrval on, ja alustavad siis sõitu klassikust. Meie liitume siis teiste Porschedega. Üks on näiteks see valge siin. See on siis 911 turbo, 309 kilovatti ja see on 4 vedu, parandame selle veo ära. Ja tegelikult see läheb juba klassiku alla. Väga mõnus masin, oleme sellega sõitnud ka ja lähme võtame sellega siis seekord Porsche Weekendilt osa ja vaatame, kus me välja jõuame. No nii, nagu te näete, me oleme Kauritel Motorsi uues garaažimajas. Nad pakuvad ka nüüd sellist teenust, et sa võid tuua oma auto siia, saad siin seda hoiustada juba praegu või siis talveperioodil. Neil tulevad ka välja, kohe tulevad paketid välja, kus on erinevad lisateenused ka sees, mida see kõik sisaldab. Me paneme need enda blogisse ka ülesse, saate sealt juba täpsemalt vaadata. Lisaks nagu ikka, Kauritelil on väga palju kogemust erinevate autode kõikide mudelitega. Kui teil on üldse mingeid küsimusi, kuidas autosid välismaalt tuua või tahate just neid autosid siit mõnda osta, siis minge vaadake, Veego lehel on ka üleval Kauriteli mudeli ja margi valik. Saate sealt endale meelepärase auto välja valida. Lisaks, kui teil on näiteks mingi pulm või üritus, saate ka nende käest autosid rentida, nii et kirjutage Kauritelile, kõik võimalused on olemas. Ma olen suht abitu kleep ja tahab keegi aidata nüüd. Käed täis praegu. Rainer Raus Porschest ütles meile, et me muidu tahate, kui me Veego autodega tuleme, siis me paneme Veego sildi. Võitsid sinu juppe. Ja juhtus siuke asi, eelmine kord, kui me käisime Porsche Open rääkida, et see Veego silt lendas poole sõidu peale ära, siis onge seekord Porsche omad palun. Muidu on jälle terve rada on Veego silte täis. Tada! Nüüd oleme Porsche Weekendil kohal 2 autoga. Väga huvitav on see, et ega siia tavalise Porschega sisse ei lasta. Et siin Panamerad ja Cayenne teevad aia taha. Siin on isegi näha sildi peal, et siin on sports car parking, nii et siin lähevad ainult 911 ja 2 ukselised põhimõtteliselt. 2 ukselised sportautod, aga no ega nagu me näeme, siin on GT3 ja GT3 RS väga palju. Ja kui sul on klassik, mis on rohkem kui 20 aastat vana, siis need saavad ka siia alale, et see on ka juba siuke. Aga nemad tulevad eraldi praegu nii-öelda grupisõidust ja Paidest. Paidest tulevad jah, kogu grupiga. Ega muud ei olegi, tuled sisse, regad ära, pandi kleeps peale, kui lähed rajale, said veel eraldi, seal oli vist 3 klassi. Vastavalt siis sellele, ma ei tea, kuidas sisehinnast hindad või kuidas sind hinnatakse või siis auto järgi. Markol igal juhul pandi sinine, ma ei tea, mis see tähendab, ilmselt kõige kiiremat klassi. Loodetavasti ja siis on algaja. Ma vaatan, et enamustel on kollased peal, mis ma arvan seda, et need on juba paar korda sõitnud, tulevad siia, teavad, mida teevad, on ju, ei ole esimest korda rajal. Ja siis roheline on see lõpuboss. Kas siis roheline lõpuboss või siis roheline algaja? Nii et me saame varsti teada, kellega ta rajal läheb igast täiesti. Igal juhul kell on 11, poisid juba sõidavad, ma ei teagi, kas siin on juba mingid rinkapillid praegu peal, nii et lähme vaatame, mis siin toimub. Margo saigi nüüd amatöörgruppi, lähme siis vaatame, lähen istun Rauliku kõrvale, sõidame mitte väga kiiresti, kuna see on ikkagi siuke ülevaatamisringid on ju ja eks kohe näete video pealt täpsemalt, et millised ringid siin autod on siis Marko kõrval, algaja kõrval siis. No nii, kuidas tunne on? Õlilevel madal. Täitsa on autod ikka on ju. No see mida nagu siis see Porsche box, käime sealt läbi. Kui sa äkki näed, siis ütle ka mulle. Oil please. Kas teil õli on mulle anda või? On küll. Oleks vaja. Palju ta ütles muidu ka? Mins. Revil magnet. Ja siuke ongi teenindus. Tuled siia autoga, küsid õli täis. Porsche ostad, siis sa saad kaasa ka kommuuni elustiili ja uued sõbrad. Ma ei ole vist mitte kunagi käinud ringrajal niimoodi, et ma oleks Kampsuni ja Gino DS-oliga. No kuna on kõigeks esimene kord. Nii, autol hetkel range 594. Mul vahepeal värviti puuri ja siis mul võeti need vööd ja istmed siit välja ja need vööd, mis pandi nõks pikemalt tagasi, mul on siuke tunne.
ütled küll, et mis see siin ära ole, see kaamerat siin kõrval hoida, aga kurat, see on ikka jah, tegemine. Palju sul refirõud muutusid siin? Praegu on ees 2.1 ja neil 1.7. No, 0,4 juurde põhimõtteliselt. Ja kütuse kulu, mis ta enne näitas, ma ei mäleta enam. 400 mingi 60 oli või? 211. Mõned ringid, pool paki või? Kui peaksite rajale tulema autoga, siis alati pidage meeles, et tuleb auto maha ka jahutada pärast. Pidurid, et nad kuumalt siin veel kuumemaks Eestis ei läheks. Ja kui on turbokas, siis eriti peab õlitembiga alla saama. Mul on küll vabalt hingav, aga õli võiks ikkagi olla jahe, kui sa maha tuled. Et siis praegu me teemegi väikse sükse jahutus otsa, et tuul jahutab kõige paremini. Et koha peal auto, kui mootor seisma paned, siis see ei ole see jahutus. Ja sükest kiiret ringi ma leidsin tegelikult sulle ka ühe boksi seal. Ära ma lasen su sinna hiljem sigaarlauni. Kuule, mis nii viga ju. Kuidas esmamuljed on? Ei, kuule täitsa mõnus, kohe näha, et on hoolitsetud, muusika on olemas, inimestel on parkimiskohad olemas, suur toiduvalik on, tahad süüa katusalune on ju, sul on isegi mehaanikud kohal. No seda nägime, tegid kõik ette taha ära. Siin on kohe, saab minna, aga tegelikult panna ennast slaalomsõidus proovile, iga külastaja saab rahulikult minna ja siis oma aega proovida. Tagasid võib-olla veidi on näha, tegelikult saab samamoodi Porsche Masteriga minna siis ta võimekus proovima on ju. Nii, see ei ole veel kõik. Nad igal üritusel tavaliselt pead toidu eest maksma. Mis siin on? Siin on kõik tasuta. Mis sa võtame sööma? No proovime igalt poolt natukene siis või? No nii, väike intro ka siis, mis nüüd toimub. Öeldi mikrofoni, et kõik Porsche üldse, ka Jannid, mis iganes sul on, saab minna lihtsalt rajale kulgema, nii et päris tore, kiivriti peab pähe panema ja lähme sõidame siis selle Porsche riviga kaasa, kuna me siin ikkagi lähme uugama, panen Race Chrono ka tööle. Muidugi iPhone'il see maksab äkki mingi 25 eurot on see lifetime tasu nii-öelda, siis Androidil on tasuta, siis kui tuled rajale, siis ei pea siit transponderit võtma, muidugi transponder on muidugi selles mõttes kindlasti võib-olla täpsem, aga see ka täitsa hästi toimetab ära, nii et paneme siin Race Chrono tööle ja vaatame, mis meil see kulgemisaeg siis on. Pakun, et sinna mingi 1.52 minutit äkki või. Esimene ring, me pakkusime 2 minti 20, aga kurat, ma arvan, me sõidame džipp aeglasemalt. Aga tore ikka inimestel, ma arvan, saavad raja tunnetuse kätte ja saavad vähemalt teada, kui tuus oleks siin nagu kiirelt sõita. Ma arvan, mõnel inimesel kindlasti tekib mõni pisik. Ja nüüd ma tean, et GT3 RS-iga saab tegelikult kõrvalsõite ka audrust teha, nii et ma ei tea, äkki siit tuleb mõni uus rinkahuhiline, kes nüüd peale seda kruisi selle pisiku endale saab. 2 minti on täis ja me läheneme viimasele kurvile, nii et let's see. No 2.8. Või võtta ise igaks juhuks, ma olen 2 käega rooli peal. Palju tuli? 2.14 umbes. 2.14. No kurat, ega me väga palju mööda ei pandki. 2.15,4. Aga näha on, et kuna ikkagi kõigil on Porsched, siis ikkagi kõik iga kurv natukene vajutavad rohkem ja tunda on, et juba peab pidurdama hakkama vaikselt. No nii, leitsime veel siit ühe tuttava Porsche üles. Ta on juba tehnilises, nii et lähme vaatame, mis siin tehakse. No, what's happened? Lühidalt, eile bremsi juures panime seibe juurde ette, et kämberit saada. Või tähendab üleeile juba. Ja no ilmselgelt sillast endi ei jõudnud enam kuhugi. Või ei olnud aega. Ja siis täna siin esimese ringiga oli päris hirmus. Tegelikult oli maanteel juba päris hirmus siia tulla. Et kokkujooks oli täiesti võssis. Ja nüüd siin teeme korda kiiresti. Aga need poisid saavad aidata või? Jõujaamas saab korda. Davai, sa aed sisse või? Jah. Aga lähme vaatame, mis tehakse. Kui on Porsche ringil on abi vaja, siis alati jõujaama boksist saab abi. Ja näha on, et tööd tehakse nii, kuidas vaja on. See tegevus, mis nad tegema hakkavad, nüüd meenutab natukene driftivõistlust juba, kus Wisewabi plaatidega hakatakse silda reguleerima. Kuulge, ma näitan teile ühte ilusat merch'i. Ciao! Kuule, siin oleks
Veego peal. Need tikingud saab välja võtta, ei saa või? Aga keer teistpidi korda. Siia paneks Veego Racing. Veego Racing. Igal juhul, kui tahate mürtsi, siin on ka hind on 235 on ju muidu. Aga vaata seda. Nii et 100 euroga tegelikult ma arvan, saab hea jope endale. Väike fun fact teile, ma küsin Markolt siis, kuna tal on ka 911. Anna. Jah. Neid numbreid oli nii palju. Aga ta on 992. 992. Kuna meil on siin üks vana Porsche klassikuga tuli üks poiss, kes on, ma arvan, ta teab Porschedest kõike. Milline on õhkjahutus, mis mudel täpselt. Ta küsis mult siukse asja, et kui palju on Porsche's üldse Eestis registreeritud ja palju on 911-si Eestis arvel täna? Kõik 911, kõik generatsioonid kokku ja mitu Porschet on Eestis praegu arvel? Ma arvan, 911-si on mingi 1000 ja Porsche's üldse on mingi kõik Cayennid, Panamerad, kõik asjad või? Nad ütles ka, et kui faktid vastavad tõele, ta luges autolehte hommikul poti peal. 62 000 Porschet. Ma ei tea. See on natuke palju. Tegelikult 4000 Porschet midagi oli arvel ja 599 911. 600 keegi võttis täna veel ühe, ma arvan. Nii et 600 911. Aga mõtle, mõned on millest arvelt maas. Kindlasti. Seisavad kuskil. Ja fun fact, seal pidi olema üks hästi vana retropill, ma ei tea, mis generatsioon see on, nii et lähme teeme klassikutes ka ringi. See pidi olema täiesti nagu fulli korda tehtud ja ma arvan, et see pill pidi kuskil seal veerand milli maksma. Kas nii, nagu meile meeldib öelda prillikas? Prillikas. Näitame seda prillikat teile kohe. Mulle räägiti sellest, aga ma peame nüüd üles otsima selle. Seda ma tean, et see pidi olema müügis ka, et palju hind on, mis pakute? See on musta numbriga ju. Yeah. Ma arvan, 140 000. Kui jälle faktid ei valeta, mina räägin jälle nagu neid sauna jutte edasi vaata, siis see pidi olema mingi 80 ja 70. Ma tahan üle maksta iga asja eest. Aga ikkagi päris kallis, no selles mõttes ikkagi kallis eksemplar. Meil on siin kuskil on koostööpartneri auto ka ju. Ja Kauriteli pill peaks ka siin olema, aga ma nüüd ei teagi, me ju ei näinud, millisega nad tulid, nii et... Vaata, see on võimsam tiip kui ükskõik müüksel minu autol. Aga vaata, kui huvitav on see lahendus. Tiivast on õhuvõtt. See ei ole ainult ju... See ei ole tavaline, see on see Avalanche. Yeah. See on see mingi Avalanche modul. Tuus värk. Kuskil on siin mingi prillikivi, siis ma saan aru või? Mingi prillikivi täis restaureeritud. Mis Satributika, siin on see wakeboard või? Aga antitiib. See on 2-1, see on antitiib ja wakeboard. Jah, tuvin vann lahendus. Päris äge. Aga Gert, saaksite oma auto ka siia ajada ju? Tean jah. Meil ei ole kleepse, nii et näed isegi siin ühel uuel 911 oli klassiku kleepse, ta on klassiku rivis. Äkki tal on kodus klassika, ta ei saanud sellega tulla, et ta tuli sellega, kuna on ostetud juba ja... Kuule vaata siin vähe siukse vanem GT3. Kas see on P nagu prillikivi või? GT3 kapp. GT3 kapi pill. GT3 ma ei ole siukest lühendit väga tihti näinud just. Siin on isegi ju racetuning kleepsud peal, et siin on võib-olla... See on turbo üldse, aga siia on pandud tiib. See on Taffi pill ju. Taffi vana pill või? Ei, praegu nüüd. See on see mingi 800 eppa. Sõidab ka väga kiiret aega. Aga ta sellega praegu ju ei sõida? Sõidab. Vaata praegu ka rattad on kive täis. See on sama, millega ta ringkad sõidab. Näe, siin on Porsche klassiku kleeps on peal ja ta on täna sõitnud äkki aja 1.18.9. Ta umbes 18.19 sõidabki. See on 800 eppa, see on jube kiire asi. Hea pill. Nii palju, kui ma tean, siis tal on sillad ka natukene... See on minu arust kauge originaalist. Need on ägedad. Vaata seda. See viskab seda Ultrace'i vibe juba, mis praegu Poolas toimub. See on ju bäägidel pill või? Peab olema. Rotiformi velg on ka juba see Stancy klassi selline. Siin on üks 5-kohalise VIN-koodiga masin ja ma vaatan, palju see auto maksab ja las poisid siis pakuvad. Ma kasutan ChatGPT-d või? Viskan pilli ette. Ma tean peast. See on, ma arvan, see on mingi 82 000. Nii, Kaspar. Palju 82 000 seda? Ma ise arvan, see on pigem mingi paari 100 kanti. Ei ole. Nii. Väike info siis, oli Porsche 356 või? Jah. Hinnavahemik 2025 aasta seisuga. Keskmises seisukorras mudelid 60 kuni 120 000. Heas või restaureeritud seisukorras 120 kuni 250 000 ja haruldased versioonid Speedster Carrera või originaalkonditsioonis
on 500 000 ja rohkemgi. Eks pool milkut või? Musta number märgida. Aga ütles, et see hind võib jääda restaureeritud seisukohas 150 kuni 250 000, nii et Ma arvan, 200 on väga hea pakkumine. Seinast seina. Seinast seina. Oleneb, kui palju väärtust näeb sellele Oleneb autole. läbisõit ja igast asju. Filmi seda pilli korra. GT2 läheb siin punane. See on vist 997 või? Ma ei ole kindel, aga... Numbrivärk on 911. See on kele 997. Mis te pakute, palju see maksab? No kui see päris GT2 on, see kele minu arust ei ole hirmus kallis. Ma arvan, see on mingi 150. Sa pakud Ma Kaspar? 125. No jällegi, see on siuke... Minu arust eelmine kere 991, siis punkt 1 või punkt 2, vaat tea, mis see on GT2, need on siuke mingi 400 000. See pill oli Eestis müügis 200 000-ga. 200 000 või? Jah. Siis ta on õige GT2, noh. 2007 kuni 2009, 997 pillid maksavad täna 180 kuni 280 GT2-d. Ja kui ta on RS veel, siis 450 kuni 650 000. Nii et pigem on. Siin on päris huvitav sinna üles sõita isegi. See oli jah päris äge tunne isegi olla, jah? Kaspar, närv on sees juba või? Tõsi? Närv? Ei. Kaspar enne lubas mulle, et ta läheb keerab seal Porsche Cumulis, me saame hea thumbnaili pildi. Alles. Sealt ülevalt alla, siis on veel kraavist ka. Vanad nii-öelda kaskadöörid ju. Oli sinuga käisime seal, kus see 2 rattaga auto sõitis ju. Kuulge, Viljandis. kas te meie esimesi videoid mäletate? Haapsalus, jah, see oli. Meie esimest Vego videot, ühte esimest mäletate või Männikul. Me oleme ju kõik off-roadi mehed. Ja, just. Teeme või? Mis siin toimub? Mis toimub? Elektrimakaniga off-roadi rada. See on full elektriline või? See on täis elektriline, jah. No nii, ja sellega lähme ronima või? Tundub nii. Mis tunne on? Electric Sport Sound läks peale praegu. Nüüd on võimsam. Kohe kilovatti juurde. Ops. Ütle meile, mis see auto maksab. Hakkab. Ma ütlesin, et lolli küsimusi ei küsi juurde. Kuule, aga siit alati kaugelt vaatad, et see ramp ise on juba kõrge ja pluss seal on mingi kallak ka veel alla, nii et me loodame, et sa oled kindla käega. No ma proovin. Nii, siin on siis kaldsein. Näitab küll kallet, saab proovida. Mitu kraadi? 40, nagu ikka. Nagu ikka, tavapärane. Tallinna liikluses. Ega sa ju sõidad ju kasutadki selle auto otstarbekalt. Tallinna liikluses võtad. Nii, ja nüüd laseme natuke siin. Kas me peame natuke vastu kallutama või? Ei ole vaja. No, et isegi sellega rahulikult kõik äärekivid, asjad julgelt minna või? Julgelt. Ja. Porsche hüvedega siuke pigem on need äärekivist asjadest eemale on ju, et... Noh, ütleme, et ega see ongi ju tavaarvamus, et nende autodega kannatab sõita ainult asfaldil. Tegelikult ei ole, eks ole, siin on ka tavaline maantee-ref, eks ole, on all, aga sõidab rahulikult, et pole mingisugust probleemi. Noh, lisaks tal on olemas versioon, et sa saad Porsche Hill Control, ehk siis ta pidurdab ise. Et kui kallakust alla lähed, siis ta hakkab ise tööle, Ja nüüd põhimõtteliselt mina ei tee midagi, auto pidurdab ise. Ongi jah, jalg on täitsa. Ta ise valib selle kiiruse, mina ei puutu mitte midagi ja ta ise toimetab. Ette vaadates siis vist ei pea muretsema, aga Tallinna üleujutuste peale. 35 senti vett või? Jah. No 40 võiks olla laine. Kas akud on vees praegu või? Akud on praegu vees, jah. Kuule, aga sellega on ju hea, sul ei ole snorklit vaja ju. Kui sügavale sa minna saad, põhimõtteliselt lõputult või? No põhimõtteliselt lõputult sinnamaani, kuni sokid märjad on. Nii et off-roadi ref alla ja saad täitsa ju rannas paugutada. Kas sa tead, mis see range? Palju akuga saab? Palju akuga sõita saab või? Praegu on 372 veel ees, 84% on alles. No mingi 500 sõidab ära. Siin on 3 lisavarustust, mis on 0 hinnaga. Kui tahad hakata omale Porschet kokku panema, siis mine Porschesse, küsi endale refiparanduskomplekt, siis mine küsi endale mustad katuseraamid ja mine küsi endale kelevärvi küljeliistud. Need on saad tasuta praegu. Tellides koos paketiga. Kas saad mõlemaga praegu sõitma nii elektrikaga kui ka siis nii-öelda bensiinimootoriga on ju? Kumb on praegu off-roadil nagu parem? Ütleme nii, et elektri puhul on lihtsalt see, et ta on teravam, et seda peab praegu arvestama.
fossiilkütusega, noh, eks ole, sul on need pöörded, asjad, sa kuuled nagu, et lihtsalt siin on see, et sa vajutad gaasi ja mingi hetk midagi juhtub, on ju. Et see nagu vahe on. Aga ütleme, et maastikul sõites ei ole ju tegelikult, kui sa saate üles tõsta, siis lihtsalt, kuidas see 4-veoga on öeldud, et kaugemalt pead traktori järgi käima lihtsalt. Et 2 jalaga on nagu lihtsam sõita, et sa tunnetad, millal ta hakkab üle nukki minema ja vasaku jalaga näiteks hoiad nagu pidurit, ehk siis sul tekib see õige momentum, millal nüüd auto kõikuma hakkab. Et 1 jalaga võib see hetk võib nagu tulla nii kiiresti, et sa lihtsalt ei jõua. Kas nüüd on suund sinna rambi poole või? Nüüd on suund rambi poole. Sellest ülesõitmine käib ainult läbi selle kaamera, ehk siis selleks nüüd tulebki see 360 mängu. Meil on siuke mängi otsees sinna. Nagu näha millimeetri mäng, eks. Vaatame siit täpselt, kuidas ratastega läheb. Mina praegu vaataks, et maa siit edasi ei läheks. Kindlasti. Aitab. Siis me oleme täiesti kuradi. Ma arvaks, et see kukub kohe silja taha katuse peale. Oleme ju. No, me saame lihtsalt taevast filmida siin. No see on küll tunne tegelikult, mis ei tohiks üheski autos tekkida, kui sa... Parem tunne tuleb nüüd. Ehk siis nüüd on aru saada, et mis meil nii-öelda on, mis meil teevad pidurid, on ju, mida teeb turvavöö. Siit vaatad ka, et see... Kuule, aga tagurpidi olete proovinud sõita seda või? Edaspidi tagurpidi. Anname tagurpidi tagasi või? Jesus Christ. See on väga huvitav kogemus praegu. See on väga huvitav. Aga ütleme nii, kui ei tea, et see nagu auto on selleks suuteline, siis nagu niisama proovima küll ei läheks seda. No aga see ongi ju, mille pärast me neid asju teeme, et nii-öelda inimesed saaks aru, et tegelikult kannatab kronida küll, eks. Väga lahe kogemus, aitäh Kristjanile sõidu eest. Me keegi ise ei julgenud minna. Vaatasime, et kurat, me sealt rambist üles ei saa. Jätame asja professionaalidele ja lähme vaatame, mis üritusel edasi toimub. No nii, saime Raiko kätte siit. Teil oli eile ka siin pressipäev, aga täna et Porsche Weekendil ka. Räägi paari sõnaga kiirelt Alberti üldse, mis toimub, kuidas tal läheb? Albert on siis hetkel 12-aastane, ta 7-aastaselt alustas võidusõiduga ja täna sõidab siis, ütleme, kardi mõistes maailma kõige kõvemates sarjades. Üks on siis VSK, kus on rajad on eelkõige Itaalias ja teine on siis Champions of the Future sari, kus siis karussell käib nii, et osaliselt Euroopas, aga aasta lõpus ollakse Araabias ja viimane etapp on veel samal nädalavahetusel kui F1 viimane etapp, nii et noortel poistel on siis heade tulemuste korral võimalik pääseda kuskile boksidesse, et Albert eelmise hooaja lõpus näiteks sai seal F1 pitis ka käia. Kuna F4 tootjaid on maailmas mitu, siis see on Tatuus, Itaalia tootja. Kapoti all siin taga on 1.4 Abardi turbokas, mida tegelikult, ma arvan, et Vegost leiab ka mõne siukse müügilt. 180 hobujõudu, aga see masin on, ma täpselt kaalu ei tea, aga 500-600 vahele. Ja kuna Albert on ju täna alles 12 ja ta on suhteliselt lühike, siis see siin on tema nii-öelda istme insert, see on, ma ei tea, 15 sentimeetrit ja pedaale on ka palju lähemale toodud. Aga kuna see vormel seda võimaldab, siis tegelikkuses selle vormeli sisse on võimalik ka niisugune 1,90 m mees ära panna. Et see F4 on suhteliselt paindlik, aga sõita sellega nii, nagu täna Albert siin, niisugune 1.14, selleks ilmselt tunduvalt väiksem poiss minust, aga munad on kindlasti suuremad. 1.14 väga hea, kas siin on ka istud siis täitsa jalad üles ja? Ma ei tea, kui palju sa seal näed, aga see isteasend on ikkagi nii, et tagumik on vastu maad, su reied tõusevad üles ja pedaalid on siis seal natukene nagu üleval pool. Kas siin on ka see, et ikka jalalihas peab ka olema, et seda pidurit vajutada? Kõike peab olema, jah. Kõike peab olema, et on tegelikult isegi need kardisõidud, kui minist sinna OK Juniorisse minna, siis kuna sõidud lähevad pikemaks, mõjub päris palju rohkem kogu kehale, kaelale. Seal on näha, et kutid, kes trenni ei tee, pead on seal poole sõidu pealt lõdisevad otsas, et kuigi G-jõudu
kart versus mingi vormel, meeletut vahed, aga väsitab. Mine tee hobiringiga ise niimoodi, et 2 korda 10 minutit sa oled väsinud. Käed on läbi, on küll. Väga vinge, hoiame pöialt ja loodame, et kõik läheb hästi. Võib-olla uurime lihtsalt sult, kuidas meeleolu on. Kuidas meeleolu on, just, jah. Ei, meeleolu on väga lahe, ma just vaatasin, et vist on nagu rekordarv klassikuid sellel aastal, on ju. Et ikka mitu aastat olen siin käinud ja nagu niisugust hunnikut ei ole näinud varem. Ja võib siis järeldada, et Porsche kommuun elab. Et see on ju kõige parem järeldus, mis siit üritusest nagu saab teha. Sa käisid ise rajal ka muidu? Täna ei käinud, et probleem selles, et sain just paar nädalat tagasi teada, et klotsid on vaja vahetada ja esimese klotsi vahetuse aja sain järgmiseks nädalaks. Nii et ilma piduriteta ei soovitaks minna igaks juhuks. Aga kahju, selles ma tegelikult peamiselt siin sellepärast käingi, et saab rajal ringi ära teha. Sul on väga lahedad videod, me oleme sind jälginud. Kuidas üldse Porsche on või kuidas muljed on? Kas on sul esimene Porsche üldse? See on minu teine Porsche. Mul oli enne ka klassik 996, millest ma kogu seda YouTube'i värki nagu alustasin, ehitasime seda siin jõhkralt ja igatepidi ja siis müüsin selle maha ja siis ostsin selle ja praegu see on ka tegelikult müügis. Et tahaks midagi uut ja ägedamat endale ligi tõmmata. Aga tead, kus sa selle veel pead müüki panema? Ja tean. Ma tegelikult just paar nädalat tagasi rääkisin ühe sõbraga, kellel on 996 müügil ja tema rääkis, et see on ainus koht, kus Porschesid tuleb müüa. Kui sa teed kasuta ära, kirjuta meile, me paneme sulle krediiti peale. Tokenid peale. Sa saad müllata. Esilehele kohe panna. Let's go! Ma teen kasuta ära, davai. Väga hea. Pane meile kas või infomeili või sinna Instasse kuskilt saame kätte. Aga mis järgmine valik oleks, kui selle maha müüd nüüd? No ei tea, ma olen kuidagi selline inimene, et vaatan, kuhu elu viib, et mis võimalused nagu tekivad ja nagu praegu natuke ikka süda tuksub sinna klassiku juurde tagasi natukene. Et loomulikult tahaks 911, aga no eks näis, ega siin vaadates seda turuseisu ja finantsmaailma olukorda ja kõiki muid asju, et siin peab nagu natukene sõrme pulsil hoidma. Aga no 911 juurde ühesõnaga, kas mõne vanema või uuema, eks seda näitab elu. Aga siis ikkagi igapäevaseks või pigem rajasuunitlusega? Mina olen nagu sihuke flexin rohkem kui sõidan. Et tahaks ikka pilti ja videot teha ja vahel natukene ringi sõita. Mul pigem on ta ikkagi sihuke hobiauto nagu... Nagu sa ju rääkisid ka, et autoga peab sõitma, mis sa ütlesid seal? Monumente peab vaatama. Peab kulgema, ei pea passima parklas vaata. Just. Kuule, aga suured tänud sulle ja ma arvan, et väga lahe. Kirjuta kindlasti, kui hakkad tegema. Jah, davai. Teeme nii. Davai. Ja nüüd ongi saanud ametlikult 10. Porsche juubelifestival läbi Audru ringrajal, aga see ei tähenda, et lõpupidu siis oleks ka veel otsa saanud, vaid nüüd ongi kõik liiguvad rahulikult Pärnu poole, kus siis on veel kella 7 alates on afterparty. Kindlasti tahame tänada veel Kauritel Motorsi, et oma Porsche meil ilusti andis ja näitame paari kaadrit teile ka siis õhtusest peost. Ja sellega on kõik. Rahvast on täispidu. Kontsert on täies kuumas ja like, share, subscribe'ige.